Nii, ja nüüd, kus te teate, et helil on vaja mingit keskkonda läbi mille liikuda, siis tahaksin rääkida teile natuke ka sellest, et miks öeldakse, et heli on siis lained ja mida see siis tähendab. Sest nad ei ole päris sellised lained, nagu on merelained, vaid hoopis sellised kokkusurutuse ja laiali minemise lained. Ja selle näitamiseks on mul siin siis üks animatsioon, kus on siis tehtud niimoodi, et siin on justkui nagu õhuosakesed. Iga must täpikene on nagu õhuosakene. Ja siin ääres on siis helitekitaja. Ja helitekitajad tegelikult, mis nad siis teevad, on see, et nad liiguvad kuidagi edasi-tagasi, vibreerivad. Näiteks kui te tõmbate pillikeelt, siis see võngub niimoodi edasi-tagasi ja annab seda võnkumist siis õhule edasi. Ja see näeb välja siis niimoodi, nagu siin on näidatud. Et see, kui ta liigub siia niimoodi edasi, siis ta surub korraks need õhuosakesed kokku ja see kokkusurutus liigub siis lainena läbi õhu. Ja kusjuures tasub ka meelde jätta seda, et õhuosakesed ise liiguvad ainult niimoodi edasi-tagasi, et nad ei liigu selle lainega kaasa. Et näiteks need punased täpid siin näitavadki siis õhuosakesi, mis kui laine tuleb, lähevad korraks lainega kaasa, aga siis tulevad jälle niimoodi tagasi. Et õhuosakesed ise ei liigu lainega kaasa, need on lihtsalt sellised kokkusurutuse lained, mis lähevad järjest edasi. Ja tegelikult neid tihti näidatakse, neid helilaineid siis hoopiski selliste lainetena, nagu siin all on näidatud. Et nendest on lihtsalt palju lihtsam aru saada, et kui me räägime helilainetest, siis nendega on meil lihtsam nagu tegemist teha. Aga päriselt on need lained siis jah, sellised kokkusurutuse lained. Aga siin on ka näha üks põnev asi veel, et näete, siin on kaks erinevat helitekitajat, üks liigub aeglasemalt ja teine kiiremini. Ja siit tuleb siis kõrgete ja madalate helide erinevus, et see, mis siin aeglasemalt edasi-tagasi liigub, siis siin on sellised suuremad lainepikkused, nagu öeldakse, kahe laine vahepeale jääb nagu rohkem maad, siis need on madalamad helid. Ja kõrgematel helidel liigub see helitekitaja siis võngub kiiremini ja nende lainete vaheline ala on ka siis väiksem, et see on sellised kitsamad lained siis põhimõtteliselt võib öelda. Ja üks asi, mida siit veel tegelikult näeb, on see, et kuigi nende lainete suurused on erinevad, siis nad liiguvad läbi õhu täpselt sama kiirusega, et ei ole vahet, kas on kõrgemad või madalamad helid, nad liiguvad läbi õhu sama kiiresti. Vot, sellised põnevad teadmised teile veel siis heli olemusest.